Markide esimese albumi ma sain kuskil algkoolipäevil, aga ega siis nõukogude ajal oli ju see üks populaarsemaid hobisi, mida reklaamiti ja tehti ja niimoodi natuke tõsisemalt sai keskkooli ajal teemasse süvenetud. Esimest korda filateljaniitusel osaletud 75. aastal, 1975 tähendab Haapsalus. Ja siis tuli jälle vahe, kõrgkooli ajal ma ei tegelenud markidega, aga kui mind siis pärast kõrgkooli Hiiumaale suunati, siis otsisin siinset margikorjajad üles ja liitusin nendega. Nõukogude ajal kasutati sihukest vigurit, et filateliaorganisatsiooni liikmetele loodi eelis teatavate markide saamisel, mida muidu ei olnud üldse võimalik saada, kui see liige olid. Ja see innustas liige olemast, et sellega niimoodi kaudselt suurendati see liikmete arvu, et kogujal on ikka tähtis saada ikkagi kõik margid kätte, mida ta siis omale vajalikuks peab ja kui mõnede markide kättesaamise tingimuseks oli organisatsiooni kuulumine, siis tuli kuuluda. Filatelia või niisugust kogumisalal ühtegi palgalist inimest üldse ei ole. Ma ei tea, võib-olla seal suuremates jõukamates riikides, aga enamasti ka siin, ma olen soomlastega rohkem kursis, eks seal käib see samamoodi vabatahtliku tööna. Et see nii on ja kui sa tahad, et midagi toimuks ja midagi tehtaks selles valas ja et see sisuline pool ka edeneks, siis tulebki teha nii palju, kui sa siis aega saad ja jaksu on.